Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Tere, mina olen Hinnar Puht. Täna me küsime sellise küsimuse, kas meie elu saatus on ette määratud. Nüüd, see on niisugune teema nagu see sõna saatus. On sul mingisugused mõtted, mis sa sellega koos oled mõelnud? Mõtted on sellised, et kristlasena on meil olemas, me õpime tundma niisugust asja või aru saama, et meil on vaba tahe. Maailmas olles inimesed ja mina ise olles kunagi maailmas arvasin, et jah, et see meie elu, see, mis meile määratud on, aga Jumala sõna järgi me näeme, et Jumalal on küll plaan meie elude jaoks, aga Jumal ei sunni meid käima seda plaani mööda. See näitab seda, et tegelikult iga inimene valib ise, mis eluteed ta kõnnib. Ja ma loen ühe tuntud kirjakohast ühe osa, see Mattuse evangeeliumi 6. peatükist ja 9. salmist, see on siis osa meie isa palvest. Ja see ütleb niimoodi, teie palvetage siis nõnda. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsed olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Nüüd vahetevahel inimesed on selle kristlasena, ütleme, väga tuttavad selle palvega ja võib-olla isegi palunud seda ja nad nagu ei süvene üldse sellesse, mis siin on öeldud. Ja me näeme seda, et ta palub, et Jumala või ütleb, et me paluksime, et Jumala tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Et kui me midagi palume, siis järelikult see tel hetkel ei ole veel täielikult toimumas või sündimas. Nüüd järelikult ka need asjad, mis on meie ümber täna ja paljud asjad, mis toimuvad, ei pruugi olla alati Jumala tahe. Ja meil on vaja paluda, et need võiksid sündida. Ja kui me räägime, ütleme, inimese elust, siis järelikult ka see, mis Jumala, ütleme, mis on inimese elust toimumas, ei ole ka automaatselt Jumala tahe kohal. Vahest mõndel kristlastel on ka süke mõttelaad, et kui midagi siis sünnib, et eks järelikult see oli siis Jumala tahe. Või vahest mõned isegi palvetamisel, et nad paluvad millegi pärast ja seda asja ei sünni ja siis nad ütlevad, see oli vist Jumala tahe, et seda ei sünniks. Nüüd me ei tee kindlaks Jumala tahet nagu katse-eksituse meetodil, vaid me peame Jumala sõnast seda uurima. Ja me näeme ka, et me peame paluma, et Jumala tahe sünniks. Järelikult siit juba hakkab paistma see, et meie elu saatus või kui me seda sõna üldse kasutakski, siis ei ole ette määratud, vaid see on meie valida. See, mis sünnib meie jaoks, on see, mida me palume ja mida me igatseme. See, kes Jumala tahe meie elus sünnib, see sõltub meist ka väga palju. Amen. Ja me peame jälgima ja üldse vaatama selle vaba tahte, Jumala tahte erinevust, et see ei toimi on läbi Jeesuse Kristuse, sest Jeesus ju valis tegelikult teha Jumala tahet. Ja Piiblis on see, et kui Jeesust vaadata, ta peab ennast Jumalast nii sõltuvaks, et ta teeb seda, mida Jumal ütleb või Jumal näitab talle teha. Et ta otsustab oma tahte või oma elu maha panna, et teha Jumala tahet eesmärke. Ja kui me vaatame Johannese 5:19, siin ta ütleb, siis Jeesus vastas ja ütles neile, tõesti, ja ma ütlen teile, poeg ei või iseenesest teha midagi, kui vaid seda, mida ta näeb isa tegevat. Sest mida isa teeb, seda teeb poeg nõnda samuti. Sest isa armastab poega ja näitab talle kõik, mida ta ise teeb ja tahab temale näidata suuremaid tegusi, kui need on, nõnda, et te seda panete imeks. Ja siin me näeme, kus Jeesusel oli võimalus teha oma tahet, aga ta valis teha absoluutselt Jumala tahet. Amen. Et mitte kellegil, Jumal ei ole mitte kellegilt ära võtnud vabat tahet. Ja üldse meie elu on täis otsuseid. Ja vastavalt, mis otsuseid me teeme, aga see ongi see, mis määratleb meie elu. Amen. Ja Jeesus tegi otsuse, et ma ei tee mitte midagi muud kui seda, mida Jumal. Ja hämmastav on see, ja ta ütleb siin 20 salm, sest isa armastab poega, näitab talle kõik. Samamoodi ka meie tihti veel mõtleme, mida ma pean tegema. Me peame tulema uskuma Jumala armastusse, et me oleme ka ju Jumala lapsed, pojad ja tütred, ja ta näitab meile, mida me peaksime tegema. Amen. Ja Jeesus, tal oli võimalus teha oma tahet, aga ta valis teha Jumala tahte. Amen. Ja kui me vaatame see väga kuulus palve, kus on eriti näha
et kus Jeesus nagu annab oma tahte täielikult üle Jumalale, on, kui me läheme Mattuse evangeeliumisse 26:36, see on see palve Getsemani aias, siis tuli Jeesus nendega paika, mida nimetatakse Getsemaniks ja ütles oma jüngritele, istuge siin nii kaua, kui ma lähen sinna ja palvetan. Ja ta võttis enese juurde Peetruse ja 2 Sebedeuse poega ja hakkas kurvaks minema ning ahastust tundma. Siis ta ütles neile, minu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake minuga. Ja ta läks pisut eemale, heitis silmili maha, palvetas ning ütles, minu isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Ja järjekordselt me näeme, kus Jeesus ta ei tahtnud minna ristile. Mõned mõtlevad tihtipeale, et on, et ta ristivalud ja kõik see. Aga kui lähed ja uurid, tegelikult ma arvan, et see suurim katsumus oli see, et ta pidi lahti ütlema Jumalast. Ta pidi, mis juhtus oli, et Piibel ütleb, et kogu maailma patt pandi tema peale. Et Jumal pööras oma silmnägemise Jeesuse pealt ära. Ja ma arvan, et see oli see katsumus, sest Jeesus oli nii sõltuv oma isast, oma Jumalast, või ütleme ta isa Jumal, jah, et ta on poeg, isa, nad on üks, see ongi see, et inimesed võivad teinekord siin vaidlema hakata, seal pole üldse tähtsus on see, et nad olid nii lähedased, nad olid nii üks ja Jeesusele meeldis või ta tahtis teha isa tahet, sest ta sai aru, et see on nagu nii parim tahe. Aga selles olukorras me näeme, et ta ütleb välja, et me näeme just on see tahtevärk, tahte olukord, et inimesed, kui see oleks määratud olnud, siis ta ei oleks seda palvet kunagi palvetanud. Et mitte minu, vaid sinu tahe. Aga seal ei olnud see määratlus, see oli otsus. See oli otsus teha Jumala tahet. Ja ta tuli oma jüngrite juurde, 40 salm loeme edasi, ja leidis nad magamas ja ütles Peetrusele, nii, et siis ei suutnud ühte tundi minuga valvata. Nüüd me näeme, et Jeesus oli palves tund aega. Valvake ja paluge, et te kiusatusse ei satuks. Ja jälle me näeme, et kuidas me saame käia selle õigel teel on see, et me peame jääma püsivat palveks. Me räägime pidevalt püsivat palveks, valvamises. Kui palju me räägime valvake, ärge andke maad kuradile, pidage aega kalliks. Ja selles olukorras samamoodi ta räägib, et püsige, valvake, miks, ja paluge, et ei satuks kiusatusse. Sest et üks asi on see, et Jumala plaan ja eesmärk on vaba valik meile. Aga kurat on see, kes üritab sundida meile peale oma tahet ja oma plaani. Ja tema plaanid ja tahted ei ole mitte head. Vaid see, et on nagu Jeesus ütles ka, et mina olen tulnud, et teil oleks elu ja kõik ülirohked, aga vaenlane ei tule muu pärast kui tapma, hävitama, hukkama. Ja seal ongi nüüd see, me saame valida tegelikult, mis plaani pidi me kõnnime. Ja siin ta läheb edasi ja palvetab taas. 42 salm. Taas läks ta teist kord ära palvesse ning ütles, minu isa, kes, kui see ei või muidu mööda minna, kui et ma selle joon, siis sündigu sinu tahtmine. Jälle me näeme, ta valib, et kui muud varikut ei ole, Jumal, sinu tahe sündigu. Jälle ta teeb otsus, see on juba teist korda samas palves muidugi, ta palvetab, et Jumal, mitte minu, vaid sinu tahe. Järelikult seal ei olnud isegi Jeesuse seda nagu suremist meie eest või ohverdamist meie eest. Jeesusel oli tegelikult valik. Ta valis Jumala isa tahtmise selles olukorras. Ja siis läheb veel edasi siin. Ja ta tuli jälle ja leidis nad magamas, sest nende silmad olid raske tunest. Ja ta jättis nad ja läks ära ja palvetas 3. korda ja ütles jälle need samad sõnad. Siis tuleb ta oma jüngrite juurde, ütleb neile, te ikka veel magate ja puhkate, vaata, tund on ligi ja inimese poeg antakse patuste kätte. Tõuske üles, lähme, vaata, see on ligidal, kes mind ära annab. Ja siin on huvitav asi on selles, et see lihtsalt see millest Jeesus läbi läks, me ei anna tihtipeale aru, see oli tegelikult tema jaoks tohutu, kus ma ütlen, et välja kutsab ja katsumas, sest lahku öelda Jumalast. Ja me näeme, et ta palvetab 3 korda ja selle 3 korra juures Jumala plaan ja tahe ei olnud muutunud. Ja ta tegi otsuse, et okei, seal muud varianti ei ole, muud võimalust ei ole, ma allutan oma tahte sinu tahtele Jumal. Ja meile kiitus Jumalale sellest, et see on imeline uudis.
ja et Jeesus otsustas käia Jumala tahet pidi. Ja see tuli meile kasuks, see tõi rahu Jumalaga, see tõi tervenemise, see kõik asjad. Muidugi me ei tohi ära unustada ka, et Jeesus sai sellest kasu, sest tema nimi on üle kõige nimed, on isandat, isand, kuningas. Aga lihtsalt see moment, tihtipeale me oleme momentidest, kus me peame tegema otsuseid, kelle tahte järgi me käime, kas me käime enda tahte järgi, kuradi tahte järgi või me teeme otsuse käia Jumala tahte järgi. Aga Jumala tahe on alati see, mis toob kasu meile. Amen. Ma loen Mattuse evangeeliumis 7. peatükis 21. salmist. Jeesus ütleb, et mitte igaüks, kes minule ütleb, issand, issand, ei saa taeva riiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Mitmed ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel ajanud välja kurje vaime ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole elades teid tundnud, taganege minust ülekohtu tegijad. Nüüd see on üks üsna huvitav kirjakoht, aga see räägib jällegi Jumala tahtest. Sest et ta ütleb seda just, et nii-öelda 23 salm, siis ma tunnistan neile, ma ei ole elades teid tundnud, tagane minust ülekohtu tegijad. Me näeme seda, et nad just toob välja selle, et nagu küsimus on selles, kas me oleme Jumala tahet tegemas või oleme teostumas ülekohut või ehk siis nagu see sõna tegelikult on siis ka sõnakuulmatus või mäss on tegelikult selles kontekstis see. Nii et Jeesus, nagu öeldakse, toob ka selle just välja, et ta otsib neid inimesi, kes teevad tema tahtmist, teevad tema isa tahtmist, ta ütleb siis, kes on taevas. Ja jällegi see on meie valiku küsimus. Et see ei ole määratud. Et nagu öeldakse, mingi asi sünnib meie elus, mingi asi toimub meie elus ja me ütleme, et see järelikult oli Jumala tahe. Ei, meil tuleb taodelda ja igatseda ja teha Jumala tahtmist. Ja meil sealt ei lase nagu elul joosta, et tuleb, mis tuleb ja või neistlastel on see üks väga kole laul, mina ütleksin selle kohta, ei me ette tea, mis elu meil tuua võib. Ja siis inimesed laulavad seda sünnipäevadel ja mõtlevad, et lihtsalt asjad jooksevad niimoodi, nagu nad jooksevad. Aga tegelikult kristlasena me saame aru seda, et see, mida meie palume, see, mida meie igatseme ja meie usume, on need asjad, mis hakkavad meie elus sündima. Ja meie saame suunata, mis suunas me sõidame. Sest nagu Piibel ütleb ka, et surm ja elu on meie keele võimuses ja keel on otse meie laevatüür, see suunab meie elu, kuhu me läheme, mida me teeme. Nii et me ei ole lihtsalt lükata igasuguste olukordade ja tormide ja probleemide ja haiguste ja vaesuse ja kõik võimalike sükeste asjade puhul, vaid see on meie suunata, et me tahame teha Jumala tahet, me tahame teostada Jumala plaani. Näiteks ka Paulus toob välja ühe asja, mis ta palus koguduse eest, Kolossa koguduse eest. See on Kolosslastele 1.9. Ütleb, sellepärast ei ole ka meie sellest päevast, mil me seda kuulsime, lakanud palvet tegemast ja palumast teie eest, et teid täidetaks tema tahtmise tunnetusega kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises, et elaksite väärikalt issandale, et temale kõigiti meeldida vilja kandes kõiges heas töös ning kasvades Jumala tunnetuses ja saades vägevaks kõige väega tema auvägevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga tänades isa, kes teid on teinud kõlbavaks osa saama püha rahva pärandist valguses, kes meid on päästnud pimeduse võimusest ja on meid asettunud oma armsa poja riiki. Nüüd päris pikk lause on see, aga me näeme seda, et ta palub selle koguduse eest ühte olulist asja just, et nad täidetaks tema ja siis Jumala tahtmise tunnetusega. Kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises ja siis ütleb, et te elaksite väärikalt issandale. Me näeme seda, et kui inimesed mõistavad, see sõna mõistma just on sama, et see jõuab nende südamesse, see mõistmine, mis on Jumala tahe, siis kui nad selle järgi otsustavad käia, siis nad elavad ka väärikalt Jumalale, ehk siis Jumalale on see meelepärane. Et jällegi me näeme, et ta palub nende eest, nad teaksid, mis on Jumala tahe. Et see on üks asi, mis me peaksime kas iseenda eest paluma, ka kaks kristlaste eest paluma, aga jällegi see ei ole automaatselt toimumas. See ei ole lihtsalt see, et nagu lihtsalt äkki avastasin ennast Jumala tahet tegemas. Ei, see on see, et me näeme, Paulus pidi selle eest paluma, nemad pidid seda soovima. Nii et see on, et Jumal ei võta kunagi meil tahet ära, isegi kui me ütleme, et Jeesus on meie issand ja meie elus valitseja, ta jätab ikkagi meile vabaduse ja igal kristlasel kahjuks mõnes mõttes on ka see hea ikkagi, on vabadus ka öelda kõige sellele ei ära astuda. Ja iga inimene võib koguduses koosoleku ajal ka uksest välja minna, öelda mulle enam see ei meeldi. Ja igaühel see vaba tahe jääb meile alles ja Jumal on selle meile andnud ja seda ei võeta meilt ära. Nii et selles mõttes me peame sellest aru saama,
et see sõna saatus sellisel kujul ei tasu seda piiblis nagu kasutada, kui see maailm seda sageli kasutab. Ja ta räägib sellest, et lihtsalt asjad on määratud sulle juhtuma ja millegi pärast just nende halbade asjadega. Kui kellelegi juhtub mingi õnnetus, mingi häda, haigus või keegi saab surma mingisuguse asja läbi ja siis öeldakse lihtsalt, see on tema elu saatus. Jumala sõna ei õpeta sellist asja. Meie saame suunata oma elu asju ja asju, mis Jumala plaan saab teostada meie elus või ei saa teostada. Aga meil on oluline osa paluda, uskuda ja haarata asjadest kinni. Amen. Ja Jumala puhul on see huvitav asi, et tal on iga inimese jaoks olemas plaan. Amen. Ja meie kui Jumala rahvana peame haarama kinni sellest plaanist. Ja inimesed, kurb tõde on, et inimesed tihtipeale kardavad astuda Jumala plaani, kardavad, et nende vabadus piiratakse või et ma ei saa enam seda teha kolmand. Aga kui Piibel ütleb, et Jumal on hea Jumal, siis ta jääb heaks Jumalaks ja ta ei muutu. Ja mulle tuleb praegu üks kirjakoht meelde Peetruse kirjast, kui Piibel ütleb, et tehke kindlaks oma kutsumine valik, siis te ei komista iialgi. Jumal, Piibel kutsub kristlasi kindlaks tegema, mille jaoks nad on kutsutud ja pühenduma sellele. See aitab ära hoida komistamast. Ja kui me vaatame veel Efesuse 2:10 ütleb, siin ütleb, sest me oleme tema teos, Kristuses Jeesus, loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistunud, et me käiksime nendeks. Ja üks asi me saame aru, et me oleme Jumala poolt loodud ja kindla eesmärgiga. Jumalal on plaan olemas. Ta ütleb, me oleme loodud headele tegudele. Aga see ei tähenda, et me ju teeme. Kui me vaatame maailma, siis, või isegi kristlased, kõik ei tee häid tegusid kogu aeg. See näitab seda, et seal on see valik, mis Jumal on meile jätnud. Aga mul tuleb ka isegi meelde, kui me lähme Vanast Testamendist, ta ütleb, ma panen täna sinu ette valiku. Hea või elu või surma, hea või halva, sina tee valik. Ja ta annab, ja jälle me näeme, Jumal annab alati soovituse. Ta annab soovituse vali elu, et sina ja sinu lapsed võiksite elada. Ja Jumala plaan ja tahe on alati meie kasuks, meie poolel. Et seal ei saa olla olemas nagu saatus, sest kui oleks saatus, meil ei oleks valikut. Me ei saaks valida. Ja siis eeldab seda, et siis me ei oleks vabad inimesed, me oleksime orjad, sest orjal ei ole valikut. Aga Jumal on valmistanud ära. Isegi kui me läheme vaatame Korintuse kirjast, ühes kohast ta ütleb, et ta on meie sisse pannud lepitussõna, ta on andnud meile lepitusameti, aga see ei tähenda, et me teeme selle järgi. Et jälle, et inimesed mõtlevad, et see on määratlus, et ei ole. Ja mulle nii väga meeldib see, et tihtipeale see määratlus või see saatus, inimesed panevad seda alati halba valgusesse. Me ei kuule kunagi keegi see miljonit, see oli minu saatus. Siis öeldakse, mis sul viga on, inimesed saavad pahaseks. Aga see ongi tegelikult, et kõik, kuhu me oleme jõudnud oma eludes, tegelikult, kui me oleme hästi ausad, need on meie otsused, meie sõnad, meie valikud. Ja siin on üks kirjakoht on veel Apostlitegudes 13:22. Ja see ütleb siin, ja kui ta selle oli tagantanud, äratas neile kuningaks Taaveti, kellest tema on tunnistades ütles, ma olen leidnud Taaveti Jesse poja, oma südame kohase mehe, kes teeb kõik mu tahtmist mööda. Ja järjekordselt me näeme, et Jumal on üks tahe, ta leidis ühe mehe ja ütleb kõik tema tahtmist mööda. Siin tuleb ka huvitav printsiip sisse, kui sa lähed ja loed Taaveti elulugu, sa vaatad, et ta pani ikka puusse ka vahepeal, et ei olnud. Aga me näeme jälle, et seal tuleb, kui Taavet eksis, mida ta tegi, ta parandas meelt ja pöördus alati Jumala poole, et Jumala tahe saaks sündima. Kui mulle meeldib nagu tihtipeale võrrelda Sauli ja Taaveti vahet ongi. Saul sai aru, et ta eksis ja pani mööda Jumala tahtest. Ta hakkas süüdistama kõigi teisi. Et see rahvas ja see ja ma ei saanud seda teha sellepärast, et see. Taaveti puhul oli see, et ma olen eksinud. Anna mulle andeks. Ma ei ole väärt olema kuningas või mis iganes. Ja Jumal ütles, et andis andeks. Ja Taavet ütles, et Jumal on see, kes ei tule täna patte meelde. Jumal on see, kes ei... Ja me näeme, et isegi kui me eksime, meil on võimalus alati minna Jumala tahtesse tagasi. Ja jälle kõik need eksimised, mis me näeme, see ei olnud saatuse määratlus. See oli otsused. Isegi võtame, et kuidas juhtus Taavet eksis, me teame seda siis selle naisega, mis seal oli. Ta oli valel ajal, vales kohas.
Kui Piibel ütleb, et too aeg oli see aeg, kui kuningad pidid sõtta minema. Aga tema jäi koju. Ja see ongi see, inimesed mõtlevad, miks halba juhtub minu elus, miks see juhtub, on see, et me oleme valel ajal vales kohas. Ja kes tegi otsuse? Tema on kuningas, tema on kõige ülem. Keegi ei öelnud talle, sest tema ütles ise endale, et mida sa teed, ma jään koju, ma ei lähe. Selle asemel, et oleks öeldud, et ma lähen sõtta ja seda ei oleks juhtunud. Et see ongi see, et inimesed ka, ma olen inimestele tihtipeale öelnud, et kui sa tuled pühapäeval kogudusse, on võimatu, et sa panka röövid. On võimatu, et sa lähed kuhugi baari või sa lähed abielu rikkumisele, kui sa tuled kogudusse. Ja see ongi see, et sa oled õigel ajal õiges kohas. Ja kui sa tulid kogudusse, kes otsustas tulla kogudusse? Sa lugesid Jumala sõnast. Jumala sõna ütles, ärge jätke koos käimist, eriti kui te näete seda päeva lähenevat. Jälle me teeme otsuse selle põhjal, mida me sõnast loeme. Samas me võime öelda, ja kahjuks kurb tõde on see, et on õpetuse väljas, kus inimesed usuvad, et me ei pea enam koguduses käima. Aga see ongi see, kus sa oled valel ajal vales kohas. Ja siis inimesed küsivad, miks see juhtub, miks too juhtub, miks kolmas juhtub me elus. Aga istume maha ja oleme hästi ausad iseennestega ja mõtleme, et Jumal, et sinu sõna ütleb seda, ma valisin mitte teha selle järgi. Ja see ei olnud saatus, vaid see oli meie otsus. Amen. Ja nagu enne sa mainisid ka, et keel on pisikene nagu organ meie kihus, aga samas ta räägib meeletuid sõnu, suuri sõnu ja see on nagu tüür, mis juhib meie elu. Amen. Ja ma olen inimestele ka öelnud, et mõned ütlevad, et ma ei suuda ennast kontrollida või seda ei suuda teha. Ja ma küsin alati, et kui sina pole kontrollis oma elu üle, kes see kontrollib? Et keegi peab ju kuskil kontrollima, keegi peab ju juhtima seda laeva. Et samamoodi söögi puhul, et meie teeme otsuse, mida me sööma. See ei ole ju, täna ma söön võileiba, see oli minu saatus ja täna keegi ei mõtle selle peale, vaid me tegime otsuse. Ja Piibel ütleb ka, mulle meeldib see Peetruse kirk, kus ütleb, tehke kindlaks oma kutsumine valik. Siis te ei komista või te ei eksi iialgi. Sest me pühendume millegile, mis Jumalal on meie jaoks ja Jumalal on alati midagi head ja vägevat ja võimast meie jaoks plaanis. Amen. Ma loen Apostlitegude 26. peatükist ja siin ta räägib Paulusest. Tõuse siis nüüd üles ja seisa oma jalgale, sest ma olen sulle ilmunud selleks, Jeesus siis ilmus Paulusele, et ma sind seaksin oma sulaseks ja selle tunnistajaks, kuidas ma veel sulle ilmun ning päästan sind su rahva ja paganate käest, kelle juurde ma sind nüüd läkitan. Avama nende silmi, et nad pimedusest pöörduksid valguse poole, saatana võimuse alt Jumala poole ning saaksid pattuda andeks andmist ja osa nende seast, kes on pühitsenud usu läbi minusse. Ja nüüd me näeme Paulus siin nagu ütleb selle juurde nagu kommentaariks. Sellepärast kuningas Agrippas ei olnud ma kuulmatu või sõna kuulmatu taevase nägemuse vastu, vaid jutlustasin esiti neile, kes elavad Damaskuses ja siis neile, kes elavad Jeruusalemmas ja kogu Juudemaal ja paganaile, et nad neelt parandaksid ja pöörduksid Jumala poole ning teeksid õiged meeleparanduse tegusid. Me näeme, ta räägib sellest samast esimesest kogemusest, kui Jeesus temaga kohtus Emmause teel ja tegelikult ta kukkus seal siis selle looma seljast maha ja Jumala auhiilgus tuli tema ümber ja mis Jeesus talle tegelikult rääkinud. Ja ta ütles talle väga selgelt, mis on Jumala plaan tema elu jaoks. Nüüd me näeme, Pauluse reaktsioon selle peale oli see, et sellepärast kuningas Agrippas ei olnud ma sõna kuulmatu taevase nägemuse vastu. Seda, et ta otsustas kuuletuda sellele kutsele. Ja see on ka asi, et me võime mõista ja teada isegi, mis on Jumala tahe meie elu jaoks. Võib-olla Jumal on andnud meile ühe või teise asja südamesse ja nüüd on meie otsus ja meie valik see, et me otsustame selle järgi teha. Ja see hakkab kõige lihtsamatest asjadest peale. Mõni ütleb, et mina ei ole sellist nägemust näinud nagu Paulus ja Jeesus ei ole mulle isiklikult ilmunud. No ja mis siis? Aga meil on antud kirjutatud Jumala sõna ja antud põhiprintsiibid. Hakkab sellest peale, et me hakkame koguduses käima, me hakkame koguduses kaasa lööma, me hakkame koguduses tegutsema ja sealt hakkavad asjad edasi minema. Ja siis tulevad Jumal, annab seda spetsiifilisemad, konkreetsed juhised ja nõuanded meile, mis on võib-olla see ülesanne või teine ülesanne, mis me peaksime tegema ja mida teeb, me peaksime käima. Aga kogu aeg on see, et jälle meie valime, me teeme otsuse. Ma teen seda, ma otsustan sellisel viisil käituda, sest et ma tean, et see on Jumala tahe. Ja me näeme Paulus ka just konkreetselt
ma kasutan ka seda väljendit nagu haaras kinni sellest Jumala tahtest. Ehk siis tähendab seda, et ta tegi omalt poolt kõik, et seda teha, mis Jumal on talle käskinud. Ja see on ka üks suhtumine, mis igal kristlasel peaks ka olema see, et me ei suhtuks ükskõikselt Jumala tahtesse. Kui me oleme mingist asjadest aru saanud, see on Jumala poolt mulle antud ülesandeks, see on see asi, mis ma peaksin tegema, siis me ei peaks laskma ei olukordadel, ei situatsioonidel, ei inimeste arvamustel, ei kõigel muul, mis iganes ennast mõjutada, vaid me otsustame, me teeme seda. Me otsustame teha Jumala tahet. Ja me näeme, Paulus võttis ka nagu konkreetselt selle sihiku ette ja otsustas tegutsema hakata. Ja ta ühes kohas ütleb ka, et ta teab, et köidikud ja viletsused ootavad teda. Isegi probleemid ja raskused ja teda peksti ja ta ütles, et ma ikkagi lähen ja teen seda, mis Jumal on käskinud mul teha. Ja ta läkski, ma mäletan, siis oli selles situatsioonis, kus ta Jeruusalemma läks ja ta seotigi kinni ja pandi teda vangi, aga ta jõudis ikkagi õigetesse kohtadesse, ta jõudis kuningate ette Jumala sõna kuulutama ja see visioon, mis Jumal oli temale andnud, see sai teostatud. Aga selle teostumine ei olnud juhuse küsimus. See ei olnud see, et ta lihtsalt ütles, et näe, niimoodi juhtus ja näe, vaata, see on Jumala tahe. Ei, see oli konkreetsed sammud, konkreetsed otsused, mis tema tegi ja need põhjustasid seda, et Jumala tahe sünniks tema jaoks. Vaatame veel ühte kirja kohta, mis on Pauluse kohta kirjutatud. See on Apostlite 9. peatükis ja 15. salmis. Nüüd me näeme, siin oli Ananiasele öeldakse need sõnad just Pauluse kohta ja huvitav on vaadata neid kahte situatsiooni nagu kõrvuti. Üks on see, mida Paulus räägib sellest situatsioonist, mismoodi Jeesus talle ilmus ja mida Jeesus talle rääkis. Ja me näeme, kuidas Ananiasele Jumal andis tegelikult väga samasuguse sõnumi ja samasuguse visiooni Pauluse jaoks, et ta kinnitaks seda üle. Ja siin ta ütleb Apostlite 9.15 siis. Aga issand ütles temale, Ananiasele ütleb ta siin, mine, sest ta on mulle valitud riist, ta räägib siis Pauluse kohta, et ta minu nime kannaks paganate ja kuningate ja Iisraeli laste ette, sest mina tahan temale näidata, kui palju ta peab minu nime pärast kannatama. Nüüd huvitav on see, et kui sa loed seda sama eelmist kirja kohta, mis ma lugesin just Apostlite 26. peatükis, siis seal on täpselt samamoodi sees sinu rahvas, see on siis Iisraeli rahvas tol hetkel, siis on ka paganad ja ka kuningad on seal selle sees. Ja me näeme, kuidas Ananias tuleb ja me saame aru, et ta tegelikult vist rääkis seda ka välja Paulusele, seda Jumala plaani tema jaoks. Ja Paulus oli juba seda varem kuulnud ja teadis seda oma südames. Kui me räägime ka üldse Jumala tahtest ja Jumala plaani teostumisest meie elu jaoks, siis ei tohiks kunagi olla niimoodi, et lihtsalt keegi tuleb ja kukub meile profeteerima midagi. Siis me ütleme, et oi, ma sükest asja küll ei ole kuulnud ja sükest asja ma küll ei ole mõelnud ja see on täiesti uus idee ja see on täiesti omapärane asi ja mis iganes. Ei, Jumal räägib neid asju meile varem juba. Ta räägib meile selgelt need asjad südamesse, annab selle oma plaani meie jaoks, meie südamesse ja nüüd ta tuleb kellegi teise kaudu, kes kinnitab seda üle, kes julgustab sind asuma tegutsema sellesse suunda ja haarama kinni sellest asjast. Ja see on see sama asi, et me peame meeles pidama just et Jumala plaan ei ole lihtsalt juhtub ei juhtu, sünnib ei sünni, vaid Jumal annab selle meile südamesse, me teame seda, me palume, et me mõistaksime seda ja me haarame sellest kinni selle läbi, et me hakkame seda konkreetsetes asjades tegema. Konkreetsetes alguses väikestes asjades ja iga samm me lähme edasi selles Jumala plaanis ja huvitav on ka see, et see nagu rullub lahti meie jaoks. Vahest ma olen seda isegi võrrelnud nagu just see pika vaibana, mida keeratakse ja rullitakse meie ees lahti. Me näeme mingit osa sellest ja me hakkame edasi liikuma ja see rullub jällegi edasi rohkem lahti ja me liigume jälle edasi. Et Jumal ei pruugi meile kõiki nüansse, kõiki detaile näidata, aga ta näitab meile seda olulist, mis me peame teadma. Et üks asi, mis ma tahan su südame peale, sinu elusaatus ei ole määratud. Sina otsustad, kas sina teed Jumala tahet või ei tee.